Olen enda kõrvale kutsunud mehe, kes on tõeline bowlingu legend. Gert Ruus, meie tänane bowlingu kangelane, on seda meest pidanud lausa bowlingu jumalaks ja mitte vähetähtis ei ole ka see, et mees mängis bowlingut enne veel, kui Eestisse bowling jõudis, nimelt Ameerikas ülikoolis. Milline see esimene minek sinna bowlingusaali välja nägi ja kuidas see teiega terve elu jäi? Seda ma päris täpselt ei mäleta, aga ma mäletan seda väga hästi, et kui ma esimest korda läksin, siis ma olin nii-öelda nagu hooked, nagu öeldakse inglise keeles, et siis ma hakkasin iga päev käima põhimõtteliselt seal, nii et võib öelda, et bowling on ikkagi natukene hasartne või päris palju, kui te sinna iga päev tagasi läksite? Ja ma arvan, et see on inimesest tüübist sõltuv, nagu, et öeldakse nagu, et kes armastab ja kes vihkab, et nagu iga asjaga. Raul, aga kirjeldage palun seda kirge, mis teil on jäänud bowlingu vastu, et mis asi see täpsemalt on, mis toob võistlustele tagasi ja viib sinna bowlingu saali? Või seda on nagu keeruline selgitada, aga no ma ei tea, mulle lihtsalt see kontsept nagu meeldis, et sa oled ise rajal, võitled ise endaga, sul on nagu väga konkreetne siht ees ja sa pead sellega hakkama saama nagu, aga kuidas hakkama saada on võimalusi väga palju nagu. Ja teiseks see võib-olla meelelahutuslik või sotsiaalne pool ka, kuigi teid peetakse väga keskendunud meheks ja teid ei ole mõtet keskendumise ajal ka eriti segada. No need on vanad legendid ja mitte enam. Nüüd ma olen lihtsalt harrastaja. Kuidas selle 10-aastase Gerdiga oli ja kui ta seal lapsena vaatas teid kui bowlingu jumalat, kes täna siis Eestis need on, keda teised inimesed vaatavad, võiksime sinna jõuda, keda võiks välja tuua ja kelle üle me võiksime riigis uhked olla? No sellises vanuses meil ei olegi kahjuks kedagi näha praegu, et enamus need, kes on meil nii-öelda Eesti koondis, isegi võib öelda, on juba kõik seal hakkavad täiskasvanuks saama, ütleme niimoodi, et neid väga noori meil ei ole enam kahjuks kedagi. Aga muidu on meil põhiliselt Eesti koondis, et Pärnu poisid ja Tartu poisid. Milliseid tulemusi nad saavutavad? Ma ei ole kahjuks nii täpselt jälge pidanud, aga Siimul läks alles päris hästi kusagil, nii et jah. Mis teeb Eesti bowlingu suureks? Mida meil veel on vaja? Te olete nii kaua selle ala juures olnud, ise mitmekordne Eesti meister ja mis on see, mis meil puudu on, mida me peaksime rohkem tegema? No noorte koolitus peaks olema. Et hetkel on niimoodi, et esiteks meil ei ole treenereid piisavalt minu arvates nagu, ja sellist organiseeritud treeninguid ei toimu just noorematele vanuseklassidele. Nagu, ja trenni teevad põhimõtteliselt ainult need, kelle vanemad suudavad seda lubada praegu. Et spordikoole kui selliseid ei ole. Ja, ma saan aru, et tänapäeval on kõik kapitalistlik maailm, et keeruline neid asju teha, aga mingid lahendusi tuleks leida. No samas Ott Tänak on öelnud intervjuus, et bowlingul on potentsiaali saada rahvaspordiks, sest nii kallis ta ei ole kui rallisport või autoralli. Seda nüüd küll, jah. Päris kindlasti. Nii et raha taha ei jää, kas puudu on entusiastidest? Ka võimalik, kuigi meil on entusiast, aga peame arvestama seda, et need inimesed ka, põlvkond vananeb. Meil on vaja uusi noori, aktiivseid inimesi peale tuleks nagu palju. Nemad on need, kes edasi viivad seda ala. No täna käimas on Estonian Open 2025. Teie olete võistlemise lõpetanud. Milline see bowlingusaal on siin Elamuspa ja bowlingus? Ei, väga äge on. Ma just käisin siin esimeste päevadel, kui saal lahti tehti. Ja mitte kui sportlasena, vaid just kui bowlingu huvilisena lihtsalt ja katsetasin siis neid sparksüsteeme siin ja väga äge on. Et soovitan lastega tulla ja väga äge on. Ei ole selline võib-olla mõne jaoks tuim bowling või ta on just fun nagu, et rohkem. Et sobib mõlemale tippsportlasele ka, ma saan aru? Ei, kindlasti, absoluutselt. Siin on väga paindlik klienditeenindus. Kui palju te oma tutvusringkonnas olete sõpru ja tuttavaid ära rääkinud ja selle bowlingu pisikuga nakatanud? Kuidas see üldsegi käib? Oma ringkonnast ma ei ole kedagi, aga ma võin nii palju öelda uue saali kohta, et mu firma tuleb juba siia oma firma pidu pidama, nii et septembri lõpus, nii et jaa. Aitäh, Raul, selle vestluse eest ja bowlingule Eestis edu! Ja tänan teid!